sa oled külas ja asjad lihtsalt on nii ja tegelikult see on nii äge kogemus. Täna on meeletult ilus rannailm ja hästi head lained nii ujumiseks kui siis ka surfamiseks. Et isegi Siim, kes ütles, et tema rohkem ei viitsi siin surfama minna, võttis jälle surfilaua. Ai, kutsikas sai vabadusse. Sorry. Meil on täna siuke värk, et lähed siit õue natukene Liisa mänguväljaku. Siis siin on ka lehmakene. Muu. Ja ta on varjus siin mõnusasti. Ja tegelikult seal on ka üks lehmakene. Tema ka varjus. Täna on täiskuu ja 15 ja reede ja ühesõnaga tegelikult me veel ei tea, mis siin nagu kokku läks oma vahel, aga igatahes täna serveeritakse nuudlid ilma lihata selle tõttu, et see mingi täiskuu värk on. Riigivärk vist. Siis täna peab olema taimse toidu peal. Kuigi Liisa see tuli ikkagi lihaga. Aga just nende nuudlite kohta öeldi meile, et neid täna lihaga ei saa. Need on kuulsad Hoi-Anni paadid, sellised ümmargused. Aga meie tulime randa. Nagu Pärnu rannas sellel suve ainsal ilusal päeval. Kui pooled eestlased tööl on. Novembri ostsid. Vaata, kui palju tal neid lampe. Jaa, täiega. Ta on nii armas. Kuidas ta hakkab helendama? Oota, hoia paigal veel isa. Kas ta nagu... Päikene vist. Ma saan päris just. Ta ei ole elektriga ju. Ei ole. Patareiga mängus. Vahetab neid väikseid patareiga. Ta laeb päikesepaneelikast. Päeval laeb ja siis öösel hakkab automaatselt käima. Jaa, oot. Inimene vaata. Täna on meil vinge täiskuu siin. Mis see ünnib seal? Öösel jaotuskäigul. Vaata, mis palmi all süüa on.
kus teised on? Magavad. Üks tuleb sealt. Vissi. Kus nad siis niimoodi jalutavad? Titanic sõidab kohe vastu jäämäge. Oh no! Täna on ilus vaade siit mägedele ja isegi Danang on väga hästi näha täna. Ja meie Buda, kus me käisime. Seal ta on. Ei karda ei vett ega tuult. Näitad, Elisa, mis sa said? Kilku endale ise. Vägev. Ja siis tegi turu lahti siin ja nüüd teeb juba Kristelile väikse pärlitest jalakäi. Vaata, neid sa saad hammustada. Jah. Ei lähe päris kivi. Need on see päris pärled. Ja ta ütles, et nad merest toovad neid. Ja see ei lähe põlema, aga see ei lähe põlema. Jah, ta näitas neile. Saadellised. See oli kirjas, et see on squeed ink sees. Seda pärast oli. Ostar Rott. No, uus maitse. Minu elus. Väga hea. Läheb mäe sisse. Ilus. Teeme värsket hapusaia, mida me 2 nädalat nillinud oleme, nüüd siis ostsime. Jep. Mina kõrvetasin oma jala mootorata sumbutisse. Auts. Veri auts. Ma olen põletanud siia nuudliveega. Mingid vedelikku võtta puhastada ennast ise. No jaa, mul tuleb ka vedelikku. Aga ma juba otsustasin üle, et ei juhtu. Selline see meie Vietnami tüll on siis. Täiesti omaette kogemus, omaette elamus ja seda üldsegi mitte kuidagi negatiivses mõttes. Nagu Siim mulle näitas Ivo Tšetõrkini videot, kus ta rääkis, et kui sa lähed kellelegi külla, ehk siis teise riiki, siis nagu ei maksa seal, jah, sa oled külaline, et ei maksa nagu hakata loopima hinnanguid, et see ei meeldi ja see võiks olla teisiti ja sa oled külas ja asjad lihtsalt on nii ja tegelikult see on nii äge kogemus siin praegu niimoodi istuda. Nagu see on lihtsalt nii ehe ja samas meie oleme ikkagi meil on šampanja, meil on maitsvad snäkid, meil on äge villa, aga me oleme keset Vietnami küla. Siin on elektripostid, traadid, siin on tänav mingid sodi täis, naabrid on kell 5 puru purjus ja laulavad karooket. Aga see ongi elu ja see ongi äge ja see ongi kontrast ja kõik sellised asjad. Vaata seda taevast. Ma hakkasin mõtlema, kas Sul hääl ei jää peale, kui ma sinna poole. Kuskil seal nurga peal käib ka pidu ja... Joo. Mis sa hakkasid mõtlema? No, ma hakkasin mõtlema, et kuidas neil see karaoke põlvest põlve käib. Et kas noored praegu vaatavad, nii äge ja hakkavad seda tegema siis ka vastama. Või kas see, miks see popp on? Et tegelikult nad ei ole vanad mehed, kes siin laulavad. Aga päris noored ei laula, jah? Veel. Koolinoori me ei ole kuulnud laulmas. Äkki vast hakkavad.
et noh, kuidas see käib põlvest põlve, sest see on ilmselt vana traditsioon. Photoshopime need liivid ära. Kusjuures jah, selle Airbnb fotodel muidu oli kõik väga nagu õige ja hästi ja nii nagu on. Aga see post seal selja taga oli piltidel ära kustutatud. Et pange laiki, kui tahate, et me lähme laulame nendega karaoket. Ja kui tuleb 100 laiki kokku, siis me lähme laulame. Oi, 100 on liiga vähe. 100 subscribe'i. 100 subscribe'i. Ja tagasi tuleme. Sobib. Jõudsin karaoke. Mul juba sünnib saati tiigri süda see. Mul kõik on õnne, kes seal metsa see. Mul ema ööbi, isa lõvina käib. Mul kõrvamets vai läinud sugulasi täid. Ise olen tiigri võtsu ja ma ei karta kedagi. Ja isa õpetlikud sõnad lausus nii. Sul vaisust vaenlaseks on loodud inimene. Kuid ma ei suutnud uskuda neid sõnu siin, sest et olen tiigri võtsu ja ei karda kedagi. Ja kurtsu seisaski mu vastas lähimeel. Ma ei julgelt otsa vaatsin, ei jooksu veel, sest et olen tiigri võtsu ja ma ei karda kedagi. Ja ma ei karda kedagi. Sest et mul juba sünnis saab tiigri süda see. Mul kõik on need ja vennad, kes seal metsa see. Mul ema ööbi, kui sa lõvina käid. Mul kõrvamets sai läinud sugulasi täid. Olen tiigri võtsu, ma ei karda kedagi. Stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. With the sky, leave upon. Tumble and fall. The mountain. Crumble into the sea.
ma saan Siimu näost aru. Yeah! Happy Saturday. Thank you. Siim tegelikult lampi läks. Noh, see muidugi siuke jämmi juht olema. Aga tüüp hakkas kitraga seal midagi tegema ja Siim läks ka. Ja... Go. And I come to see on nii äge, et Siim mängib lihtsalt kaasa muusikutega. Ma ei tea, mis laul on isegi. Jah, ta ei tea isegi, mis laul on, aga ta tunnetab, ta kuulatab, ta nagu leiab selle ühisosa, leiab selle sideme ja ta võib ükskõik mis hetkel minna ükskõik kellega lavale ja ta mängib täies kaasa ja see on äge. Of this world is public space.